Tere sõbrad, olen siis tulnud Arukülasse, Aruküla T10, et mul on siin üks kolmetoaline tulemas pakkumisse. Mis on äge, on see, et on selline kolmekordne vana kivimaja, mis on tegelikult väljaspoolt renoveeritud siin umbes 10-15 aastat tagasi keskküttega ja tavapärasest natuke kõrgemad laed. Et siis saate pildi selgeks. Praegu olen siin ühes toas, et tegelikult esikust tuleb, siin on see esik. Siin on ka olemas vanast ajast ahjud, need on täiesti töökorras ja toimivad, et nad on vanad, aga sellegi poolest neid on kogu aeg hooldatud ja puhastatud, et sellega on nagu all good. Siis hetkeseisuga on siin vanad puidust aknad veel ees, kahekordsed nii-öelda saab lahti teha. Aga minu hinnangul on see, et kui sa selle ostad, siis järgmiseks 10 aastaks need vastu ei pea, et sa pead need välja vahetama. Siit läheme läbi koridori, on niisugune köögiosa, avatud elutoaga siis, või siis avatud köök elutoaga koos. Tegelikult siin on ruumi päris palju, et selles mõttes on mõnus. Et kui siin nagu asja update ida, siis tegelikult sa saab nagu väga ubase ja mõnus asja. Ja teine magamistuba jääb siia, need toad on päris suured, mis on nagu mõnus eelis, et need on täiesti eraldi. Et tegelikult on nagu hea loogiline lahendus tehtud. Ja see tuba on samamoodi suur ja avar, et korter ise on 53 ruutu tegelikult. Esimesel korrusel enamus aknad jäävad kõik siis nagu mitte tänava poole, vaid siis sisehoovi poole, ehk siis korter on vaikne. Ja mis veel oluline, elekter on 10 aastat tagasi vahetatud, et tegelikult kui see remont teha, siis tegelikult sa saad, valged kaablid on seina sees, et mingit vanad jura ei ole. Nii et kui lööb silma pärama, siis anna endast kindlasti märku, tule vaatama ja siis saame juba edasi mõelda. Ja siis oluline koht on veel kindlasti vannituba, et toorikuna on siin mõnusalt siuke piklik ja ruumikas vannituba. Mina isiklikult, kuna see tuba on kitsas, eelistaks seda, et see saab teha dušinurga hästi mõnusa ja kõik uuesti ära plaatides ja tuleks põranda kütte kindlasti panna, et täna siin seda pole. Küttelahendusena on ainult väike radikas sees. Ja nii ta välja näeb esikust eraldi sissepääsuga. Ja siis siit tegelikult läheb välja. Ja maja ise näge veel see, et trepikojas, kui sa tuled, sa saad kahelt poolt sisse, nii sisehoovi poolt, kui tulla autoga, pargid auto ära. Aga tegelikult, kui lapsed koolist tulevad või ise tuled poest jala, siis on tänava poolt ka kenasti uks olemas. Aga tehinguid ja näeme kui notaris. Tšau!